Tere! Mõtlesin, et sulatame selle YouTube'i kanali ka üles enne, kui siin päris videod tulema hakkavad. Meie road trip on üks jällegi tehtud ja umbes nädala pärast paneme üles esimese osa. Täna oleme siin Kaiu jäärajal, üliilus ilm, ülihea rada ja vaatame, proovime erinevaid autosid. Mõned sõbrad äkki tulevad veel, aga praegu on ülivähe inimesi rajal. Ei teagi, kus nad kõik siis on, kui mitte siin. Sõber Taavi on sellisega, ma ei tea, kes on mingi 120 või midagi sarnast. Siin on minu Lexus, mis seisis umbes 2 aastat piu all ja siis sõbrad tegid kuna sünnipäevaks üllatada ja äratasid mängu. Ühe nädalavahetus olen sõitnud ja tervise nädala remontisin ja nüüd oleme jälle rajal. Mart on ikka enda sama Ustava kompaktiga. Ma mõtlesin tee peale, et teeks ühe video. Jaa, teeme. Kuigi teeme? 320, 36. Siin on mõned jäljed juba Lexusest. Minul läks esituli katki, Mardil ei juhtunud mitte midagi. Kuna läbipaistvat teipi ei olnud, siis tõmbasin päris kile peale. Ja siin on Mardi kleepsud, mis on kõige odavamast kroomkilest tehtud ja need on 2 aastat peal püsinud. Või 3 juba või? 2 vist. 2 vist, jah. Ja läigivad veel ilusti. Mis rehvid lähevad siis? Vaata nüüd. Toitikas Spike 3. Eile panime mõlemad alla. Proovisime esimest korda Bridgestone'i ja... Misselini mehed labab nagu asja. Jah, Misselini mehed läksid ka vastu kohe Bridgestone'i. Kaspar äkki varsti tuleb. Raja rehvid all lõpuks lähme proovime, siis teeme esimesed ringid. 20 € rajatasu, täiesti mõistlik. Ja siin on ülihea tandemi rada.
see praegu. kerima hakkab ja lasta maha. õige. Eri välja vanasõna. Kui juba kerib, siis enam maha ei lase. tea, vaata, sealt tulin niimoodi. Üritasin ladaga võidu sõita. Ma nägin, jah. Ei, vist ei ole. Kõva vend, et niimoodi ladjad sellega. Sellega on hea lasta. See on tastud kohe. Jah. See pidurdab ka vähemalt. Mis jah? Ta pidurdab vähemalt hästi, kui ta nii kerge on. Mul libiseb lihtsalt. Ta võtab nina kinni, vaata. Ta lööb nina kohe plokist, viskab perse ära. Sellega on korra pealt gaasi maha laskma, vaata. Nina sirgeks, siis plokk. Nina plokki. Kats krikki pole. Läheb küll.
päev läbi, väga mõnus oli. Väiksed vigastused ka. Mul on stange, nurk. Mardil on terve stange. Peal pole, siis kui on Ural käinud. Jah. Hommikul oli terve kõik veel. Jah. Ja see on vähem põhjust tagasi kuulda. Näidata. No, see oli see päev. Mart, mis autoga juhtunud on? Siin olid sina ja teisel pool olin ise jobi. Rada jäi kitsakast. Jah. Kaspar, tee see Michelin versus Bridgestone kokkuvõte. Kõrva seda on nii raske teha teha. Ei, aga ma olin täna ju ilusti järgi. No problem. Jah, eile ei jõudnud. Eile üldse, täiesti. Ei jõudnud üldse. Et ühesõnaga, ma siis eeldan, ühe päeval me ei saanud ju testida. Aga ma eeldan, et igal päeval lõpuks. Jõudsin lõpuks garaaži ja vaatasin seda autot lähemalt. Näeb ikka liiga hull välja, et sellega tänaval sõita. Nüüd mul on natuke aega ja mõtlesin, et tõmbaks kiirelt külje pealt mõlgid välja. Äkki saab GoPro iminapaga hakkama. Paneks natuke spreid. Ja siis vahetaks esitule ära. Mul on siin 2 valikut. Originaal tuli ja siuke eriti kole tuuning tuli. Aga kuna see tuuning tuli maksis 10 korda vähem kui see originaal, siis prooviks sellega hakkama saada. Seda pole kahju uuesti ära lõhkuda. Ainuke asi on, et ta liiga läikiv. Äkki saab tervet klaasi maha ja värviks sees natuke tumedamaks. Aga kuna ma enda koju ahju seda panna ei julge, ma arvan, et naine lööks mu maha, siis pean siin kiirguri ees hakkama saama. Siin lähedal on ikka päris kuum. Nii et need poisid on ka abiks ja äkki saame klaasi maha. Aga alustaks siis mõlkidest. Tõmban kõigepealt pinna puhtaks ja äkki laseme soojaks ka. Tuli käes. Ainult üks kinnitus oli terve, nii et tuli päris kiiresti ära. Muidugi see kõige tagumine, kõige ebamugavam oli veel alles. Aga nüüd enne kui uue tulega hakkame mässama, siis vaataks, mis nende mõlkidega saab. Uks on juba täiesti tulikuum. Panen iminapa külge ja äkki tulevad välja need. Aga selleks pean õige mütsi ka pähe panema. Sellega tehakse päris asju. Ma ei tea, kas sa nüüd saa aru saada, kui sügav see mõlk on. Juba liistu joone järgi ainult. See tiiva peate rohkem näha, kuna see on matt. Aga proovime.
uskumatu. No nii! Ebareaalne, tuligi välja. Ma siit ka veel natukene. Siin on veel väike mõlk. Täiesti haige. Kui teil mõlgiveest on vaja, siis tehke ise järgmine kord. Siit tõmbas värvi ka lahti muidugi, aga mis teha. Neid mõlgid tegelikult üldse ei tulnud kellegi otsa sõitmisest, vaid me lükkasime auto külje peale, et mul summuti ära võtta alt. Aga ma parkisin lumehunnikul liiga lähedale. Et siis ta ei toetanud mitte siia, kuhu oleks võinud, vaid hakkas juba lumi siit, nii et kogu kere kandis selle ukse peal. Aga ma olen juba päris rahul. Muidugi kahju, sest ülikorralikud uksed olid. Roostet pole kuskil. See on üldse kuidagi veider auto. Kaua seisnud, minu käes ja juba varem. Peaks nagu täitsa ront olema, aga millegi pärast on suht hästi säilinud. Okei, uksega on hästi. Lähme siia tiiva peale. Seda vist väga palju paremaks ei saagi. Täitsa hea. Nüüd on veel siuke asi. Selle vastu on mul ka rohtu. No, ideaalselt rullitud koopad. Nüüd natuke värvi peale ja läheb jälle. Okei. See tuli ikkagi ei taha lahti tulla. See on kogu see äär on seest ka liimi täis ja tundub, et ongi päris klaasiliim, nii et seda nii lihtsalt lahti ei saa. Kuna mu värv ka nüüd plahvatas, siis mul ei oleks seda värvida nagu nii millega, nii et panen selle teise tule külge ja tegelen muude asjadega edasi.
no auto on pestud. Nüüd näeb juba 30 meetri pealt pimedast päris hea välja. Varem ei kannatanud üldse vaadata. Päris hull ikka tegelikult, kuidas 2 nädalaga suutsid selle auto suht ribadeks sõita. Aga no täiesti oma lollus ja eks mulle meeldib natuke rammida ka. Ja kui autos kahju on, ega siis väga ei õpi ka midagi, nii et tandemit tuleb ikka sõita nii, et ei karda midagi. Mitte, et see tähendaks, et peab kellelegi otsa sõitma, aga noh, vahel juhtub. Ja loodan, et see video näitab ka, et ei ole vaja pikka hüdrogaasipidurit ja sportrooli ja mida iganes veel ja lock-kitti näiteks. Et iga tavalise tagaveolisega saab väga hästi sõita. Ei pea kohe hakkama ehitama. Endal ka vähem muresi politseiga. Ja soovitan kõigile enda igapäevaautoga ka jäärajale minna või lumerajale, millele iganes. Tegelikult see ei ole siuke romuralli, nagu siit tundub, et see näib minu enda viga, et see nii katki läks. Et meil radu palju ja kasutage võimalust. Ja mis selle autoga edasi saab, siis täpselt ei oska öelda. Tegelikult oleks vaja reguleeritavaid kaikad tagasilda, et külgkallet ja kokkujooksu saaks muuta, sest praegu on see suht lappes. Kui talvel veel sõita, siis oleks ette vaja Micheline. Praegu Continentaliga läheb otse igas kurvis, kui külg ees ei ole. Et ainult külg ees saab sõita. Ja siis, kui kellelgi on mingid jubinad pakkuda sellisele IS-ile, siis kirjutage. Suveks on mul Vertex esistangi olemas ja tahaks osta külje ja tagalaiendi ka veel. Ja muid suuremaid plaane praegu ei ole. Võib-olla väike liveri tuleb ka peale. Mingid mõtted juba käivad. Aga vaatame. Ei hakka praegu ette ruttama. Aga selline see video tuli. Mulle endale tundub suht mõttetu, aga vähemalt sai selle konto uuesti üles äratada ja valmistada ette järgmiste videote jaoks, kus me juba tripil oleme. Et pange subscribe ja varsti näeme. Oleme jõudnud Amsterdami, otsime lähimas coffee shopi praegu, ma ei tea, kas Lennuvas on, ma ei tea, kriitiline seis on juba. Yo, we're in a fucking YouTube video! Täiesti hullu maa, nii palju prügi! Kust tuleb see prügi, kes sulle ära viib? No pole paha. Tuleb välja, et see ikka on õige koht, lähme nüüd 3. kohta proovima. Непонятно теперь? В смысле, как не... А где они без каструid эти диски? Mart, mida perset sa teinud oled siin? See on sulle saanud täiega üle. Aga miks peaks võõras inimene internetis valetama veel? Ei peagi taha. Me lasime selle auto müüa üle täiega.